mind vist ümbritsevad väga praktilise meelega inimesed. Ma mäletan, et mingil ajal, kui ma olin noorem, siis meil oli vahepeal küpressi jõulud. Aga tegelikult sul on igati õigus hukka mõista oma isa valikuid, et me ei pea alati mõistma enda pereliikmete valikuid. Võib-olla sa oled iseenda ja teiste inimeste suhtes liiga kriitiline või sul on liiga kõrged ootused. Jah, nagu rääkida seda, et võib-olla siis mitte teha suuri kingitusi, kui ongi see oht, et keegi kingib sulle kullast kõrvalangad, mis sulle ei meeldi, et siis miks üldse teha nii suuri kingitusi. Kuigi see kõik on lihtsalt nii lapsik. Nagu millest sa räägid, et sa võtsid kaunistusi maha kodus? Hei, ma ei tea küll, millal sa seda kuulad, aga igal juhul tahan ma sulle soovida häid jõule. Ja ma soovin teile kõikidele ilusaid, rahulikke ja rõõmsaid pühi. Et täpselt niimoodi ma loodaksin, et kõikide jõulud mööduvad, aga kahjuks see ilmselt nii ei ole. Küll aga tahtsin ma siin aasta viimases episoodis, kuskil ma juba varem mainisin ka, et see on siis selle aasta viimane episood ja ma võtan nüüd pisikese puhkuse peale seda hullumeelset aasta lõppu ja naasen siis jaanuari keskpaigas. Ehk siis tahtsin siin aasta viimases episoodis alguses natukene ka tagasi vaadata enda aastale, et ma süvitsi ei lähe. Ja ma arvan vähemalt, et uuel aastal, aasta alguse poole pigem, tuleb ka minu see teraapia episood nii-öelda, et kuidas teraapia mu elu muutis ja ma arvan, kas selle episoodi raames saan ma rohkem võib-olla jagada ka siis selle 2025 aasta kohta. Et see on olnud väga muutuste rohke aasta. Ja täna ma tahtsin lihtsalt nagu paar sellist tänulikkuse momenti välja tuua. Et üks asi, mille eest ma olen tänulik, et see aasta ma suutsin olla väga teadlik ja järjepidev oma liikumisega. Selle all pean silmas siis nii jalutamist kui jõusaalis käimist. Et need on minu sellised 2 põhilist liikumise viisi nii-öelda või sellist aktiivsuse varianti, mis minu elus on, et kas ma siis käin jalutamas või käin jõusaalis, tegelikult tahan ikka mõlemaid teha, aga ma ei ole vist kunagi varem suutnud olla nii järjepidev oma liikumisega. Et kuidagi ikkagi on varasemalt tulnud pikemaid pause sisse jõusaaliga või ma ei ole lihtsalt nagu nii järjepidevalt iganädalaselt käinud ja samamoodi ka sammude kogumisega, et eks see mõte on ikka seal peas olnud, et tahaks kuidagi, et nagu see igapäevane sammude arv oleks suurem ja tahaks rohkem nagu jala liikuda, aga ta on jäänud nagu rohkem sooviks või siis mingiteks spurtideks. Et see aasta ma suutsin olla järjepidev ja seda nagu terve aasta vältel. Ja see on tegelikult nagu ka selles suhtes hästi suur võit, et see annab enesekindlust selles osas, et kui ma ise endale midagi luban, siis ma pean sellest kinni. Ja et ma saan nagu ise endale loota, et kui ma midagi võtan eesmärgiks, siis ma lähen ka sellega läbi. Et ei ole nii, et jah, ma siin iga aasta nagu luban, aga vaatab, kuidas sellega läheb. Et seda arusaama ei ole enam. Sellepärast, et ma suutsin endale tõestada, et kui ma midagi väga tahan, siis ma saan selle saavutatud. Ehk siis see on olnud hästi positiivne ja mis kindlasti aitas sellele kaasa, oli ka see, et iseendaga olin realistlik. Et muidugi ilus sammude number on see 10 000. Ja tean juba, et on mingeid inimesi, kelle jaoks see 10 000 on ka köki-möki, iga päev tuleb 20 000 sammu ja see on super. Aga paljude inimeste jaoks on tegelikult see 10 000 ka väga suur number, eriti kui ollakse autoga sõitjad, et siis see liikumine lihtsalt ei tule nii naturaalselt, et selleks peab ekstra vaeva nägema. Aga mina ikkagi vaadates enda elustiili
ja vaadates väga ausalt otse sellele, mida ma suudan ja mida ma ei suuda, siis otsustasin, et saavutatav, aga mitte kergesti saavutatav, on minu jaoks 7000 sammu päevas eesmärk. Et sellise eesmärgi ma endale aasta alguses panin ja seda ei saa öelda, et ma oleksin terve see aasta iga päev 7000 sammu täis saanud. Ei, seda ei saa päris öelda. Küll aga saan öelda, et enamus nädalatel see keskmine tuli 7000. Ja see on kindlasti olnud rohkem kui varasematel aastatel, et periooditi ikka asjad erinevad, suveti liigun rohkem, mis iganes, aga just see, et ükskõik mis aastaaeg, ükskõik mis ilm, siis see on olnud prioriteet ja see on asi, millele ma olen ekstra rõhku pööranud, et see number saaks täis. Et see ei ole lihtsalt nagu kuskil tiksunud ja olnud niisugune, et kui saab, siis saab, vaid see on ikkagi olnud asi, mille suunas ma töötan ja vaeva näen. Et jällegi numbrid on nii suhtelised, kellegi jaoks see 7000 on köki-möki, kellegi jaoks tundub see suur number. Minu jaoks oli see just selline, et ma tundsin, et niisama see mul täis ei tule. Ma töötan kodust ja ma võiksin tegelikult päris paljudel päevadel lihtsalt siia koju jäädagi, võib-olla käia jõusaalis, jõusaal on mul ka väga kodu lähedal, seal käimisega tuleb mul kokku 2000 sammu ja ala lähen veel poodi, okei, võib-olla see 4000 tuleb täis, aga ega see sellest rohkem nagu niisama ei tiksu. Ehk siis ma sain aru, et see on minu jaoks selline, et ma pean veidi vaeva nägema, aga see ei ole kättesaamatu. Sest 10 000 tundus mulle ikkagi selline, et see praeguses ajahetkes ei mahu. Ja tegelikult on kõikide asjadega nii, et prioriteedi küsimus. Kui ma oleks piisavalt selle võtnud nagu suureks prioriteediks, eesmärgiks, küll ma oleks selle 10 000 ka saanud. Aga nii esikohale ma seda ei seadnud, et ma võtsin alustuseks selle 7000 ja sellega jäin väga rahule. Ja jõusaaliga samamoodi, et ma nagu kohandasin seda eesmärki vastavalt perioodile. Et üldiselt käisin 4 korda nädalas ja suvel ma nägin, et lihtsalt nii palju asju toimub, nii palju ringi sõitmist, ringi käimist, et see ei ole päris saavutatav ja olin endaga ikkagi nagu mõistlik. Okei, teeme 3 korda nädalas siis suvel. Et ja need eesmärgid said ilusti täidetud. Et selles suhtes on mul väga hea meel, selle üle olen tänulik ja ilmselt jätkan selle sama režiimiga ka järgmisel aastal. Ja teine asi ikkagi, millest ma juba olen siin episoodis juttu teinud ja mis oli elu muutev, oli see, et ma läksin teraapiasse ja et ma hakkasin igakuiselt teraapias käima. Ja mul on tunne, et mingitel inimestel on ikkagi see arusaam, et kui sa käid nagu igakuiselt teraapias, et siis sul peab ikka nagu olema midagi väga-väga valesti. Et vau, nagu et sa oled ikka vist väga katki. Et seda arusaama ma tahaks kindlasti ümber lükata. Et teraapia saab olla ka lihtsalt selline väga toetav, ma ei tea, enese eest hoolitsemise viis sinu elus. Et kuna minul oli väga muutuste rohke aasta, päris keerulised teemad tulid üles, erinevad pereteemad, et siis ma ei tea täpselt, kus ma oleks ilma selle teraapiata. Elus oleks ma ikka, aga lihtsalt, et milline see elu kvaliteet oleks, seda ma ei tea, et see teraapia on kindlasti aidanud mul palju paremini läbi töötada mingisugused rasked teemad ja nendest ka kergemini läbi minna. Ja teadlikult ja on toonud mind siia tänasesse päeva, kus ma olen rahul enda valikutega, kus ma töötan enda unistuste poole. See unistus sai ka näiteks täide viidud, et ma siin seda podcasti teen, et ma tegelikult ei ole kindel, et ilma teraapiata ma ka siin üldse istuks ja räägiks. Et hästi tänulik, et ma võtsin selle ette, et ma järjepidevalt panustasin, mitte ei käinud ühe korra vaadanud, et päris ebamugav tundub see iseenda sisse vaatamine ja enda murekohtadega tegelemine, et tead, ma rohkem ei taha, see vist pole mulle.
et hästi tänulik, et ma ei otsustanud seda teed pidi minna, vaid otsustasin järjepidevalt tegeleda ja endale ka ausalt otsa vaadata ja enda jaoks teha paremaid ja tervislikemaid valikuid. Nii et jah, need olid vist sellised põhilised 2 asja, mis mul nagu kohe pähe tulid, mida ma mõtlesin, et ma siin jagaksin, sellepärast et võib-olla on nendest kuidagimoodi kasu ka teistel inimestel. Ja kuigi täna on meil eriepisoodi aeg justkui, siis ma otsustasin seda eriepisoodi kohelda niimoodi, et meil on ta lihtsalt nagu jõuluteemaline, aga siiski põhiliselt keskendume häälsõnumitele. Lõpus on natuke midagi teistsugust ka, aga lasin siis teil saata oma jõulukatastroofi lugusid, neid küll väga palju ei tulnud, et ma neid ühes episoodis mainisin ja see oli ka juba novembris, nii et selles suhtes suht arusaadav. Aga meil siiski mõned head lood on ja tutvustan ka selle episoodi sponsoreid kiiresti, et näha, mis on siis meil tänased kingitused parimatele häälsõnumitele. Ma ennast panin täna natuke pidulikumalt riidesse selle puhul, et on jõulud ja viimane episood sellel aastal, aga ikkagi läheb loosi üks mõnnakas. Et mõnnakat olen ma siin ise kõik viimased episoodid kandnud ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis ka üks mõnus, suur, pehme, roosa mõnnakas. Ja mõnnakas on tegelikult väga hea kingitus iseendale. Et kui keegi teine sulle mõnnakat kinkinud veel ei ole, siis ma soovitan ikkagi vaadata monnakas.ee ja koodiga Kaisa saab -15% ka, et neil on seal igasuguseid erinevaid värvivalikuid ja tegelikult veel põnevaid tooteid lisaks mõnnakatele ka. Nii et kindlasti vaata üle monnakas.ee ja teiseks sponsoriks on Mediron, kelle poolt lähevad siis täna ühele häälsõnumi saatjale sellise brändi nagu Hei tooted. Videopildis näitan ka neid, et kõigepealt on siin siis selline Naked Enzyme Peeling Powder, et see aitab siis näonaha hoida klaarina, puhtana ja see on siis selline puudri kujul, mida paned märgadele kätele ja siis seejärel näole. Siis on siin self-tanning dropsid, sellised sun dropsid ja mis need Hei tooted eriliseks teeb, on see, et nad on kõik orgaanilised vegan tooted, et sobivad ka sellisele õrnemale nahale, et ei tee kindlasti nahale liiga. Siis on siin Hei Glow Drops, mis siis annavad nahale ilusa sära. Siis selline poore ahendav Naked Instant Pore Refining Face Cream ehk siis näokreem. Ja siis selline Naked Glow Boosting Face Serum ehk siis seerum. Nii et Medironi poolt selline pakikene enda poputamiseks. Ja tasub ikka siia oma häälsõnumit saata, sellepärast et igas episoodis loosin välja parimatele häälsõnumitele siis kingitusi. kirstordil.com saad sa mulle saata kas siis enda küsimuse, mure, dilemma, mingisuguse põneva loo, et kõik teie mõtted, lood, küsimused on oodatud. Ja vaatame, millised jõulukatastroofi lugusid te saatsite, et ma siis tegin üleskutse, et saatke oma mingid naljakad või tragikoomilised jõululood mulle teele, et saame koos võib-olla natukene naerda, et midagi sellist lõbusat. Aga samas ma ei tea, mis siit tulemas on, et võib-olla kõik ei ole ka ainult lõbus. Et lihtsalt midagi, mis on kuidagi jõuludega seotud. Tere, Kaisa! Saadaksin sulle siis jõulukatastroofi osas ühe loo. Et jõulud tavaliselt veedame ämma juures ja alati see on selline katastroof, sest et nädal enne juba tekivad külmavärinad, et mis seal kingimöllus jälle toimub ja ütleme nii, et ei ole enam selles vanuses, kus tahaks saada igasugust nänni, et pigem ongi oluline see koos veedetud aeg. Aga ämmale meeldib ikkagi tellida kust iganes Temusheinist mingit vidinat, mingeid asju, millest nagu kasu väga ei ole ja lihtsalt seda tränni koguda nagu ei viitsi. Ja ma isegi ütleks, et meil oli üks aasta kõige paremad jõulud olid siis, kui me olime terve perega koroonas ja me ei saanud minna ämma juurde. Ja see jõulude aeg oli nagu nii rahulik. Lihtsalt olimegi
perega nagu kodus, tšillisime, keegi ei saanud külla tulla, me ei saanud kuhugi minna ja see oli nagu ideaalne. Et ma üritan ise kuidagi praegu seda kingituste vähendamist nagu ka siis ämmale ja nendele sisendada, et okei, teeme lastele, aga ka neile, kuna nad on juba siuksed teismelised meil kõik mitme pere peale, et teeme nagu asju, mis nagu päriselt kuluvad ära või kasvõi kingi mulle näiteks hea juust ja vein ja ma olen nagu jumala happy selle üle. Et ja ma tahaks üldse, et kõik inimesed sellele mõtleksid, et tänapäeva maailmas eriti, kus see ületarbimine on nagu nii suur probleem. Aga aitäh sulle ja ilusat jõuluaega! Aitäh ja aitäh selle jagamise eest. Tekkisid mitu mõtet. Üks asi, tähendab, kõigepealt tahan öelda, et mõistan muret ja sellega seoses pean ütlema, et ma ei ole ise sellesama murega vist mitte kunagi kokku puutunud. Mis tundub nagu täitsa veider öelda, aga kui ma nüüd mõtlen, siis tõesti mind vist ümbritsevad väga praktilise meelega inimesed. Või ma ei tea, kuidas see nii on juhtunud, aga tõesti niisama nänni ei kingita ei mu peres ega ka sõbrannadelt. Ma ei saa suvalisi nagu kasutuid asju. Et pere on mul väga praktiline. Et sealt poolt on alati tulnud üsnagi läbimõeldud kingitused või asjad, mida nad teavad, et mul läheb vaja või siis lapsena ka, et lähtuti ikkagi minu soovidest. Et jah, selles suhtes ma ei ole nagu isiklikult kokku puutunud, aga üks asi, mis veel lisaks sellele, mida sa juba teed, et sa nagu propageerid seda, et teeme vähem kingitusi, võib-olla ainult lastele ja ikkagi, et neid asju, mis kuidagi ära kuluvad, on ju, et see on ka väga hea, et kindlasti selline avatud kommunikatsioon sellel puhul on väga oluline. Ja teine asi, mida meie siis oleme sõbrannadega siin teinud, on jõululistid. Et võib-olla, ma tean, kõikidele inimestele see nagu mõte ei sobi, aga tegelikult aitab see kaasa sellele, et me kingiksime üksteisele asju, mida me päriselt tahame ja kasutame ja vajame. Ehk siis teha mingisugune üks pikk list erinevas hinnaklassis, erinevate toodetega, et kellele iganes sa selle siis saadad, ütleme, et saadad ämmale, ütleme, et seal on näiteks nagu laste list, et mida lastel võiks vaja olla. Et seal oleks nagu piisavalt asju, mille vahel valida, et see kingituse tegija tunneb siiski, et see ei ole niimoodi, et talle öeldakse ette, mida nüüd osta ja siis ta läheb ja ostab selle. Et talle jääb valikuvabadust. Ja mina muidugi ütlen alati sõbrannadele ka seda, et sa ei pea üldse sealt listist mitte midagi võtma, et kui sul on endal mingi idee, jumala eest tee see. Aga sellises olukorras rõhuda ikkagi selle listi nagu vajadusele, olulisusele ja teha ta nagu piisavalt pikk, et oleks valikut ja panna erinevas hinnaklassis asjad, et mitte kellelegi nagu panna mingit pinget siis peale just selle nagu rahalise poole pealt. Ja jah, et võib-olla see nagu aitab. Võib-olla ämm ei oska teha kingitusi hästi. Või ma ei tea nagu, et miks ta kingib suvalisi asju või nagu mõttetuid asju. Et kas ta ei oska paremini. Et sellisel puhul äkki see list aitab. Ja eks need jõulutraditsioonid, see on ka nii keeruline teema, et nagu sa ütlesid, et tegelikult kõige paremad jõulud olid need, mis te olite koroonas kodus ja nagu oma keskis. Et mina olengi harjunud sellega, et 24. ma käin alati oma pere juures ja me oleme lihtsalt nagu oma pere keskis. Et meil ei ole nagu mingit suurt suguvõsaga kokku tulemist ja see minule väga sobib, et niimoodi ma tunnen ennast kõige kodusemalt, kõige mõnusamalt. Aga ma ikka kuulen neid lugusid, et kui on traditsioon, et tullakse kõik suguvõsaga või laiema perega kokku ja siis igasugused draamad ja mured, siis ma nagu mõtlen, et äkki annab korraldada nii, et ma ei tea, mis iganes päeval siis kas 24., 25., 26., et millal te sinna ämma juurde lähete. Et okei, see on ka, aga võib-olla teha nagu ennem üks oma selline mõnus kodu pere jõuluistumine, ainult oma selle väikse pereringiga. Et äkki see aitab ka kuidagi seda helgust ja rõõmu sellesse aega rohkem tuua, kui sa tead, et on üks selline nagu hingele jõuluistumine
Ja siis teine, mis on selline nagu pooleldi kohustus, aga et teeb selle ka ära. Et äkki kuidagi nagu jaotada ja teha mõlemat, et midagi, mis sinule endale ja loodetavasti tervele sinu perele rõõmu toob ja siis teine, mis on siis nagu teiste jaoks. Et need olid mu mõtted. Aga võtame järgmise. Kunagi me käisime, ostsime isaga kuuse. Tulime kuusega koju ja isa pani kuuse ukse taha. Ja siis läksime tuppa ja isa hiljem tuli vaatama, et kuusk tuppa tagasi tuua ja tuli välja, et kuusk oli kadunud. Kellegile oli kuusk silma jäänud ja oli kuuse ära viinud. Pidime uuesti kuusepuule järgi minema. Oh my god, ma ei olegi varem kuulnud, et kuusk on kellelgi ära varastatud. Aga nojah, järelikult valisite hea kuuse, keegi teine vaatas, see pidi ju teie trepikoja inimene siis olema. Või ma kuskilt oletasin, et see oli kortermaja. Aga see võis ka ju maja olla. No igatahes, keegi vaatas, et te olete juba selle valimistöö ära teinud, hea kuuse välja valinud ja et väga hea napsata endale see kuusk. Muidugi väga ebameeldiv selle varga poolt. Aga ma ei tea, mis need kuused üldse maksavad, kuna mul on kunstkuusk. Siis ma ei tea, kui suur rahaline kaotus ja millal see üldse oli, et kui suur rahaline kaotus see oli. Aga ma loodan, et mitte väga suur. Mul endal on nüüd 4. aastat kunstkuusk ja mulle ausalt öeldes sobib see, et päris kuuselõhn väga tore, aga kõik need okkad ei ole tore. Koju saamine, selle kuuse koju saamine ei ole tore. Selle kuuse kodust ära saamine ei ole tore. Ehk siis ma valin pigem selle vähem hustle'it ja see, et ma saan selle kuuse kas või novembris juba püsti panna ja jaanuari alguses maha võtta ja ei ole seda, et ta on mul lõpuks tühi. Et ta on täpselt samasugune nagu siis, kui ma selle üles panin ja kunstkuuske on palju kergem ka ehtida, sellepärast, et ta kannatab rohkem ja sa saad neid oksi nagu natuke seal niimoodi väänata enda soovi järgi. Et selles suhtes mulle see kunstkuuse elu sobib, aga üles kasvades oli meie peres siis alati päris kuusk või kas oli päris kuusk või ei olnud üldse kuuske. Ma mäletan, et mingil ajal, kui ma olin noorem, siis meil oli vahepeal küpressi jõulud. Küpress on nagu taim. Ka siuke, ma ei tea, okasteks ei saa seda nimetada, aga mitte nagu lehttaim on ju, vaid siuke, mis on igal aastal samasugune. Ja siukse suurema poti sees, ma ei oska öelda, võib-olla meetri pikkune meil see küpress oli ja siis me panime selle tabureti peale ja kingitused tulid sinna ümber ja siis meil olid küpressi jõulud. Minule see muidugi ei meeldinud, ma olen ikkagi siukene traditional girl'i alati olnud, nii et mina, kui oli võimalust, siis avaldasin alati soovi, et oleks ikka päris kuusk ja enamus aega meil ka on olnud siis päris kuusk, aga pigem meil on olnud siuksed väiksemad kuused. Ja ehted on olnud samad sellest ajast, kui me esimest korda kuuse koju ostsime ja ma mäletan isegi seda, kui me käisime nii seda kuuska ostmas, kui neid ehteid ostmas. Ehted said kõik Selverist ostetud, kusjuures väga ilusad ehted. Ja tänase päevani on need samad seal kodus ja teate, see pakub mingisugust sellist, ma ei saa öelda turvatunnet, aga mingit rahulolu ja kindlustunnet, et ükskõik, mis elus toimub, siis seal kodus need kuuseehted on ikka samasugused. Et minu arust see on vahva. Ja tegelikult pean ütlema, et mu enda kuusk, see aasta ma tegin väiksed muudatused, aga üldiselt see on 3 varasemat aastat olnud samasugune. Ja ma tean, et on inimesi, kes tahavad nagu iga aasta teha erineva selle kuuse ja see on ka põnev ja ma saan aru sellest, et nagu nii huvitav on kuidagi teistmoodi dekoreerida. Aga samas minu arust selles on ka nagu midagi sellist nagu armsat, et kui sa oledki ostnud mingid ühed ehted, mis sulle lihtsalt nagu nii väga meeldivad ja rõõmu toovad ja sa kasutadki iga aasta neid samu, sest nagu nii see kuusk on ju ainult põhimõtteliselt 1 kuu sul üleval kui sedagi. Ja siis sa lihtsalt selle 1 kuu naudid
sedasama, mis on olnud iga aasta. See on ka minu arust nagu nunnu. Nii et jah, tundub, et mulle ei meeldi muudatused kuusepuude juures. ei Kaisa, nii tore, et sa seda podcast'i teed. Mulle nii meeldivad need teema podcast'id eriti. Kogu aeg on tore teiste kogemusi kuulata. Aga rääkides nendest jõulukatastroofidest, siis minul juhtus üks aasta sedasi, et kuigi ma ise olen väga hoolikas oma kinkidega, ma ostan alati kingitused ka varakult ette, peidan neid väga oskuslikult, siis seda ei teinud minu elukaaslane. Ja päev enne jõule mõtlesin ma, et mul on veel kingitusi vaja pakkida ja ma nägin, et kapi ääre peal oli üks karp, mis oli täpselt siukse mõnusa suurusega, kuhu võiks kingitusi ära pakkida. Ja kui ma selle pakki ette võtsin, siis seal oli päris kallis kingitus, mida ma teadsin, et on mulle mõeldud. Ja mu elukaaslane lihtsalt peitis seda kingitust kapi peal olevas karbis. Ja ilmselgelt oli mul dilemma, kas ma räägin talle sellest või ma hoian ennast vakal ja teesklen jõulude ajal, et oi, nii tore, poleks üldse oodanud. Aga ma olen üldiselt väga aus inimene ja ma ei suutnud. Nii et ma rääkisin talle sellest. Ja hiljem ma kahetsesin, sest see oli nagu tõesti väga kallis kingitus ja ma väga tahtsin seda. Aga mulle nii meeletult meeldivad üllatused ja see üllatus oli rikutud. Ja see oligi minu jõulukatastroof, et ma ei saanud üllatust ja ma rikkusin kellegi teise üllatuse ära. Kuigi samas ma süüdistasin algselt teda, sest ilmselgelt see oli väga halvasti peidetud. Ja tema süüdistas veidika aega selles mind, et miks ma mingeid suvalisi pappkarpe sorin. Aga lõppude lõpuks oleme endiselt aastaid hiljem koos ja kõik on väga hästi. Oh my god, ma mõistan seda dilemmat ja neid tundeid. Ja tegelikult selles suhtes ei olnud kõige hullem, et sa ütlesid, et see oli päev enne jõule. Et noh, mõtle, kui sa oleks mingi 1. detsember seda kingitust näinud, siis oleks veel nii pikk maa minna, kui sa selle siis kätte saad. Ja nagu see oleks veel hullem olnud, et see päev enne jõule pole üldse kõige hullem. Ja ma kujutan ette, et on inimesi, kelle see mõttekäik oleks see, et issand jumal, et mis seal vahet on ja et mis ära hellitatud brat sa oled, et jaa, ma tahtsin seda kingitust, aga et mulle meeldivad üllatused ka ja see ei olnud üllatus, et nagu, et vahet pole, on ju. Aga tegelikult on see sügavamalt vaadates see koht, kus sa ilmselt, ma ei taha sulle mingisuguseid võõraid mõttekäike külge panna, aga lihtsalt see on, mida mina sellest nagu välja lugesin või oletan, et see on ilmselt see, et sa tundsid selles hetkes, et sa ei ole nagu nähtud enda partneri poolt või et kas ta siis ei tea, kui väga mulle üllatused meeldivad, et ta selle nii hooletult siia jättis. Et tegelikult nagu ma olen siin ka varem öelnud, siis üks meie põhivajadusi inimestena on see, et me oleksime kuuldud ja nähtud ja mõistetud. Ja nagu selles hetkes sa ilmselt tundsid, et sa ei ole kõiki neid asju oma partneri poolt siis kuuldud, nähtud, mõistetud. Et kuidas ta nagu sai nii hooletult selle jätta, kui ta peaks ju teadma, kui olulisena on nagu minu jaoks ka see üllatusmoment. Et see oli ilmselt nagu sügavamal tasandil siis see mure. Aga lõpp hea, kõik hea, et see oli lihtsalt mingisugune seik, mida nüüd meenutada ja suuremas plaanis see midagi ei muutnud. Ma loodan küll, et muutis seda, et elukaaslane hoiab kingitused paremini peidetuna ja et edaspidi on ikkagi jäänud ka see üllatusmoment. Aga sellistes hetkedes on minu arust hästi oluline oma kaaslasega nagu süvitsi rääkida asjadest. Et muidu see võib jääda selliseks pinnapealseks, et kas see siis, et võib-olla kaaslane võiks öelda sellises hetkes midagi sellist, et nagu kas sa ei ole üldse tänulik nagu selle eest, et ma üldse sulle sellises nagu suure kalli kingituse teen, et nagu mida sa mingi üksikasjade küljes nagu närid või et see on ju nii väike asi,
aga noh, kui on nagu hea ja tugev suhe, siis on seal ruumi selleks, et rääkida sellest, et jaa, et ma olen väga tänulik, aga samaaegselt ma tunnen, et sul jäi kuidagi nagu kahe silma vahele see aspekt, et kui oluline on minu jaoks ka see üllatusmoment. Et kaks asja saavad samal ajal tõde olla, et ma olen mega tänulik ja õnnelik selle kingituse üle, aga ma olen veidi kurb, et jäi ära see üllatusmoment. Et edaspidi, kas me saaksime võib-olla teha nii, et sa pöörad rohkem rõhku ka sellele üllatusmomendile, et see tähendaks minu jaoks väga palju. Noh, midagi sellist. Aga no teil on sellest juba mitu aastat möödas ja tundub, et tulite sellest ilusti läbi. Ja nüüd meil tegelikult üks kingituste lugu on veel, mis ei olnud küll otseselt jõuludega seotud. Ühesõnaga kuulame viimase jõulukatastroofi voice'i, siis võtame veel ühe kingituste voice'i ja siis mul on natuke üllatust siia lõppu. Hei! Minu fantastiliselt emotsionaalne jõulukatastroof leidis aset siis 4 aastat tagasi. Sellel samal suvel läksid mu vanemad lahku, sellepärast et isa cheatis ja väga kiiresti sai see uus naine siis nii-öelda isapoolsesse suguvõssa sisse sulatatud. Põhimõtteliselt kohe siis sama aasta jõulud oli väga õudne kogemus minu jaoks. Ma läksin sinna vanavanemate juurde ja esimese asjana tulid vanavanemad mõlemad koos, silmad märjad vastu, et väga armas, et sa tulid, me saame kõik koos sellega hakkama. See on kõige raskem vaadata, kui lähedased inimesed nutavad. Ja siis mul läks ka juba lappama, ütleme nii, sellepärast, et ma siis juba hakkasin nutma. Lõpuks ma sain kiiresti nutetud ja läksin siis teistele ka tere ütlema ja läksin kohe ülesse. Ma isegi ei läinud söögilauda, et teistega rääkida. Ja kui ma seal üleval olingi 7–14-aastaste väikeste sugulastega, mängisin ja proovisin emotsionaalselt nagu hakkama saada, käisin vahepeal vetsus nutmas, sest no päriselt oli väga raske. Isegi kui oli jõulukinkide üleandmine, ma pole ennast mitte kunagi nii negatiivsete emotsioonidega ümbritsetud tundnud, aga jõulukinkide üleandmisel siis ma ka nagu ütlesin isale, et aitäh kingi eest ja ma isegi ei hakanud selle naise poole vaatama. Alati ma tean, et viisakus jääb ja aktsepteerima peab, aga no seda oli tohutult raske. Ütleme nii, et 4 aastat hiljem mul on siiamaani raske aktsepteerida seda kõike, et mu isa oli nagu cheatinud ja et nüüd seda uut naist võetakse nii soojalt vastu. See teeb siiamaani mulle väga haiget. Ja põhimõtteliselt, kui see õhtu hakkas lõppema, ma läksin koos onuga kodu poole, sest me elasime nagu ühes linna otsas ja siis ka terve tee 2 kilomeetrit ta rääkis, et kui tubli ma olen ja et ma ikkagi tulin ja värki-särki ja terve tee ma proovisin pisaraid kinni hoida. Lõpuks ma saatsin ta koju ära ja siis ma lihtsalt nutsin 2 tundi veel jalutades ümber maja, sellepärast, et ma ei suutnud koju minna. Lõpuks ma jõudsin koju niimoodi, et mu silmad olid väga paistes, aga nagu ema oli ka nagu, et ma olen ikka tubli, et ma läksin ja värki-särki, aga põhimõtteliselt see ongi mu kõige hullem jõulukatastroof, sellepärast et see osutus väga emotsionaalseks ja väga negatiivselt selles mõttes. Aga noh, kogemused õpetavad ja värki-särki ja ma loodan, et mitte keegi mitte kunagi ei pea sellist kogemust läbi kogema, sellepärast et siiamaani jõulud hakkavad lähenema ja mul tulevad külmavärinad. Samamoodi vanavanemate majja minnes, loomulikult ma käin seal, aga ikka veel on nii ebamugav, sellepärast et kõik nagu flashbackid tulevad silme ette just sellest jõuluõhtust. Aga aitäh kuulamast ja aitäh, et teed seda kõike. Kui raske ja valus. Et muidugi on emotsionaalselt mega raske, eriti kui sina oled lapse rollis ja mulle tundub, et sinult oodati väga palju ja et sa ka ise ilmselt tundsid, et sa pead kandma nagu sellist täiskasvanulikku rolli välja, mis selles suhtes nagu tõesti väga tubli, et sa tegid seda, aga tegelikult sul on igati õigus hukka mõista oma isa valikuid, et me ei pea alati mõistma enda pereliikmete valikuid, me ei pea neid heaks kiitma, et muidugi on sul raske olla samas ruumis naisega, keda ei huvitanud sinu ema ja isa vaheline suhe, ma ei tea, kas abielu, ma ei tea, kas nad olid abielus, aga igal juhul suhe ja
ja see, et ta on nagu nii kiiresti lihtsalt seal pereringis, muidugi see teeb haiget. See on väga raske olukord, milles olla. Mul on kahju, et su isa ka pani nii sind kui teisi sellesse olukorda. Ja mul on hea meel, et tunnustati sinu nagu valmidust üldse selles olukorras olla, et nii su ema kui su onu ja vanavanemad vist ka, nagu ma aru sain. Et selles suhtes nagu tundub vähemalt, et nad said aru olukorra tõsidusest ja keerukusest sinu jaoks. Et mingil määral seal seda mõistmist siis oli, mis on tore. Aga ega ma ei oskagi muud öelda, kui et jah, on tore, kui me suudame jääda viisakaks, tsiviliseerituks alati, aga see ei tähenda seda, et oma südames sa pead mõistma oma isa, et sa pead heaks kiitma tema otsused, et samal ajal sa võid seal jõuludel käia ja mitte keegi ei keela sul sisimas mõelda, et sina ei teeks kunagi nii, see on vale käitumine ja sa ei kiida sellist käitumist heaks. Et ega ma vist muud ei oskagi öelda ja no lõppkokkuvõttes mina olen ka alati selle poolt, et see, et keegi on meie pereliige, ei kohusta meid tegelikult automaatselt nendega suhtlema. Sa oled ilmselt üsna noor, sellest kõigest ma nagu kuidagi lugesin seda välja, et kui sa oled noor, siis on kindlasti, oleneb kui noor on ju, kui su vanemad endiselt nagu hoolitsevad su eest ja selles suhtes nagu oled alaealine on ju, siis ei ole seal väga palju teha, aga hiljem tegelikult on nagu sinu valik, et kas sa tahad suhelda sellise inimesega, kas sa ei taha, et ma üldse ei ütle, et kas sa peaks suhtlema oma isaga või selle suguvõsaga sealt poolt või mitte. Ma lihtsalt tahan nagu avada seda varianti või ka teistele, kes on samas olukorras või hullemas olukorras, kinnitada, et see, et keegi on su pereliige, ei tähenda seda, et sa pead tolereerima nende käitumist, et sa pead nendega suhtlema, et väga okei on panna paika oma piirid, aru saada, millised suhted on sulle head, tervislikud ja millised suhted lihtsalt ei kuulu sinu ellu. Et jah, ja võtame veel ühe kingituste teemalise voice'i. Mina tahaksin sinuga jagada oma mõtet kingitustest. Ma olen üle 30 aasta vana. Majanduslikult täiesti okeil järel. Ma suudan endale lubada asju, mida ma üldjuhul soovin. Nii mõistuse piires selles mõttes, et me ei räägi siin miljoneid maksvaid jahte ja teemantidega ehteid ja muud sellist. Aga nüüd jõulude lähenedes saabub mulle ka kõige stressirohkem aeg. Ma ei ole mitte kunagi fännanud ei kingituste saamist ega ka kingituste tegemist. Ma ei oska inimestele teha kingitusi. Ma olen hädas sellega, et ma lähtun kingituste tegemisel liiga iseendast. Ja ma olen iseendast lähtudes väga kinni ka oma raamides. Ehk et kui mina ise mõtlen, et ma sooviksin kingiks saada midagi väga konkreetset ja spetsiifilist, siis ma justkui peegeldan seda sama mõtteviisi inimesele, kellele mina kingitust teen. Ja selle tulemusena mõtlen ma juba 100 korda enne selle kingituse üleandmist, et appi talle raudselt ei meeldigi, sellepärast et minule ei meeldiks seda kingitust saada. Sellepärast, et nende värv on vale, kuju on vale, mingisugused tehnilised parameetrid on valed. Ja iga aasta jõulude lähenedes olen ma sellega nagu nii hädas, sellepärast, et erinevatest seltskondadest, on see töökollektiiv, koolikaaslased, sõbrad, pereliikmed, tuleb see kingituste tegemise aeg ja kõikidel on justkui ootus, et läheb suureks kingituste tegemiseks. Ma ei oska neid kingitusi teha ja ma ei taha ka neid kingitusi saada, sellepärast, et ma ei tea, 95% inimestest, 95% inimestest, nad ei mõtle nagu selle peale, kas see kingitus mulle päriselt meeldiks, kas see kingitus on päriselt see, mida ma tahan.
ma toon mingi väga lihtsa või ja siukse võib-olla isegi nagu tobeda näite. Tahaksin saada endale võib-olla kõrvarõngaid kullast. Kivike võiks olla peal roheline, smaragdroheline. Kuju võiks olla tiigakujuline. Imekena. Aga inimene läheb poodi, vaatab, smaragdrohelisi, tiigakujulisi kõrvarõngaid parasjagu ei ole. Aga siis on olemas smaragdrohelised, aga ruudukujulised. Ma võtan talle siis need on ka ilusad. Ei, need ei ole. Need ei meeldi mulle, sest ma tahtsin saada tiigakujulisi. Kinkija on raisanud ära nagu tohutu hulga raha ja tulemus on see, et mina panen selle asja kappi ja sinna ta jääbki tolmu koguma. Siis kingitud asju ka edasi müüa on veider, sest tegeleda pärast veel nende emotsioonidega, et kuule, kui ma näen, et sul on jagasmüügis need kõrvarõngad, mis ma sulle kinkisin, kas sulle need ei meeldigi? No jah, ei meeldi jah, sellepärast ma tahtsin tilgakujulised, sa kinkisid ruudukujulised. Miks me oleme ühiskonnaga nii suures kingituste surves, et kingitus tuleb lihtsalt teha selle pärast, et oleks tehtud? Palju mõtteid. Üks asi, mis ma mõtlen, et võib-olla sa oled iseenda ja teiste inimeste suhtes liiga kriitiline või sul on liiga kõrged ootused. Just iseenda suhtes ka selles mõttes, et neid kingitusi tehes. Et ega sa ei saagi, kui sul ei ole just väga selgelt ette antud või kindlat linki antud, siis sa ei saa teise inimese sisse näha ja sinna ei ole lihtsalt mitte midagi teha. Sa saad ainult nagu kõige paremast kohast oma südamest anda parima, et teha midagi, mis võiks teisele meeldida ja see on kõik, mis sa teha saad. Sa ei saa rohkem ju midagi teha. Et üks asi see ja teine asi, et võib-olla sul on ka teistele liiga suured ootused, et ma ei tea ju täpselt, kuidas sinu ringkonnas see kingituste tegemine saamine käib, et kas on kasutuses jõululistid, kui ei ole, siis samamoodi teised inimesed ei näe sinu pähe, nagu sina ei näe nende pähe. Samamoodi nagu sina kardad seda kingitust teha, kardavad ilmselt need inimesed vahepeal ka sulle seda kingitust teha, et kas see ikka on see õige, kas see värv on see õige. Ja ma arvan, kingitustel ei tohiks olla liiga palju ootusi. Kui sa tahad mingit väga kindlat asja, siis sa ostad selle endale ise ja nii lihtsalt ongi. Kui sa teistelt saad asju, siis tuleb olla rõõmus selle üle, et keegi on sinu peale mõelnud, keegi on andnud endast parima ja seal nagu rohkemat ei saagi olla. Nüüd jällegi, ma ei tea, millised inimesed sind ümbritsevad. Nagu ma enne mainisin, tuleb välja, et mind ümbritsevad väga praktilised inimesed ja väga sellised inimesed, kes tõesti südamest minu peale mõtlevad, sest et kingitusi saades ma tunnen, et on mõeldud minu peale, minu vajaduste peale, mis mulle meeldib. Et üldiselt jah, mina ei tunne seda, et mulle nagu mingid suvalisi asju kingitakse. Tähendab, vist mitte kunagi ei tunne. Kui see just ei ole mingisugune täiesti loosi teel saadud asi on ju. Et aga ehk siis ma ütleks, et alandada oma ootusi ja proovida siis, kui sinu ümber peaksid olema kuidagi ka kõik sellised inimesed, kellel on hästi kõrged ootused kingitustele, siis nende inimestega ka nagu rääkida sellest, et äkki teha üldse väiksemaid kingitusi kui üldse, rääkida läbi inimestega, kas tõesti on vajalik, et me omavahel neid kinke teeme. Äkki saame lihtsalt kokku, sööme midagi head, vaatame jõulufilmi, näiteks jõuluajal siis on ju. Ja äkki sellest piisabki. Et kuidagi nagu kommunikeerida inimestega seda, hästi avatult rääkida ja teine asi, nagu rääkida seda, et võib-olla siis mitte teha suuri kingitusi, kui ongi see oht, et keegi kingib sulle kullast kõrvarõngad, mis sulle ei meeldi, et siis miks üldse teha nii suuri kingitusi. Et sellised suured ostud, mina arvan, et peaksid jääma inimeste enda teha. Kui ma endale ikka mingisugust firmakotti tahan näiteks ja nagu kui ma just ei anna seda täpset linki oma 20 sõbrannale, et nad selle koos mulle osta saaks, siis see on mu enda osta. Et kui mina tean väga täpselt, mis ma tahan, siis ma ei hakka üldse kelleltki teiselt seda ootamagi. Et vähendada summat või siis, nagu ma enne välja tõin, jõululistide varianti tutvustada oma ringkondades. Töökaaslastele kinkide tegemine, see on üldse siukene, et
kui need ei ole sul väga lähedased töökaaslased, kelle kohta sa väga palju infot tead, siis ma soovitan alati lähtuda nagu sellest praktilisest kohast, et mis nagunii ära kulub. Mingi toit, ma arvan, on nagu kõige kindla peale mineku, mingi hea juust. Isegi vein on riskantne, sest et inimeste maitsed on nii erinevad, juustu puhul ka muidugi, aga ma loodaks, et see ei ole nagu nii riskantne. Mingi hea mesi, moos, ma ei tea, mingi korvike, siuke asi, see läheb alati, on ju. Ja minu arust ei ole nagu halb kingitus, et mingi asjad, mida sa ära tarbid, hea kingitus. Ja siis, kui sul on nagu raske teistele inimestele kinke teha, ma soovitan nagu oma ajusoppides, mälus läbi käia kõik need hetked, mis te olete koos veetnud, mida teile meeldib koos teha. Võib-olla kinkida kas mingit elamust või siis sellest lähtudes midagi. Et ma ei tea, meeldib koos Cosmopolitani juua kuskil, siis kingid sõbrannale Cosmopolitani tegemise kokteilikiti näiteks, komplekti. Või ma ei tea, mõne sõbrannaga võib-olla olete koos käinud poodides ja tulete meelde, mille kohta ta on öelnud, et siuksed asjad mulle väga meeldivad või äkki isegi mingi konkreetne asi või et kuidagi nagu läbi käia ja mida veel terve aasta jooksul teha inimeste kohta märkmeid. Kuulata inimesi päriselt, kui nad millestki räägivad, kas mingist oma murest, mis vajaks lahendamist ja mida mingi toode või teenus saab lahendada. Või siis asjadest, mis neile väga meeldivad, huvi pakuvad, mis panevad neil silmad särama, neid asju endale notesidesse kirja panna. Või siis asju, mida nad sinu puhul komplimenteerivad alati. Näiteks äkki mõni sõbranna alati ütleb, my god, sa lõhnad nii hästi, kingi talle see lõhn. Et kui sa päriselt inimesi kuulad, siis kuskilt ikkagi peaks nagu mingit infot tulema selle kohta, mis võiks meeldida inimesele. Et mina arvan, et see päris raketiteadus ei ole, et mis need kingitused ikka on. Kingitus on tegelikult märk sellest, kui hästi sa inimest tunned, kui hästi sa teda kuulad. Okei, mina olen inimene, kelle armastuse keeleks on ka kingitused, et mulle meeldib väga kingitusi teha ja ka saada just selle pärast, et mulle nii meeldib näha, et nagu mida mu sõbrannad või lähedased on mu jutust kinni püüdnud või kuidas nad nagu panevad mind tähele, et kui kas või ongi, ma nägin poes neid roosasid sokke kirssidega ja sina tulid kohe meelde. Et see ongi minu jaoks nii armas, et sa nägid neid ja mina tulin sulle meelde. Et seal ei peagi nagu mingit tuumafüüsikat üldse taga olema. Vist sain öeldud oma põhilised mõtted. Aga kuna neid jõulukatastroofi lugusid nagu väga palju ei olnud, siis ma mõtlesin, et ma võtan Redditist ka ikkagi 2 lugu jõuludega seotud ja vaatame ja hindame. Mõlemad lood on siis Am I the asshole ehk siis kas ma olen tõbras, kas ma olen sitapea, kuidas iganes me seda tõlgime ja otsustame, kas need inimesed on tõprad. Tõbras on naljakas sõna eesti keeles minu arust. Aga esimene lugu siis. See juhtus eelmisel aastal, aga tuli hiljuti uuesti jutuks. Mu poeg on sellest siiani veidi häiritud, nii et mu tütar soovitas mul selle siia kirja panna. Mina, 53-aastane mees, pole kunagi jõule nautinud. Mulle ei meeldi kaunistamine, ostlemine ega ükski selle juurde kuuluv asi. Mu naine seevastu armastas jõule. Kui meie lapsed, kutsun neid siin Markiks ja Emiliks, sündisid, ütlesin ma kohe oma naisele, et ma ei taha jõulutegevustes osaleda ega soovi, et kodu oleks üleliia ära kaunistatud. Ma tunnistan, et vahel virisesin, et maja nägi liiga üles löödud välja ja võtsin kaunistusi maha või keelasin neil teatud asju teha. Me tülitsesime selle pärast rohkem kui korra. Mu naine lahkus siit ilmast 3 aastat tagasi. Eelmisel aastal olin Marki ja tema nüüdse naise Amy juures. Amy oli kogu maja pööraselt ära kaunistanud. Naljatasin, et nende kodu näeb välja nagu jõulud oleksid plahvatanud. Amy naeris ja ütles, et ta jumaldab jõule ja talle väga meeldib mitte neid, vaid kodu kaunistada. Mina vastasin, et ausalt öeldes tundub see mulle aja raiskamine ja et kaunistustele kulutatud raha võiks palju paremini kasutada.
Küsisin Markilt, et mis tema sellest arvab, arvestades, et meie pere pani alati raha pigem muude asjade peale ega kulutanud jõulutrallile. Eeldasin, et Mark naerab kaasa, aga tema ei teinud seda. Selle asemel ütles ta, et oleks lapsena väga tahtnud selliseid asju teha, aga mina ei lubanud. Ja et isegi kui mu naine püüdis nendega mingeid toredaid jõulutegevusi teha, siis ma leidsin peaaegu alati võimaluse need ära rikkuda. Ta ütles, et ta mõistab, ma vihkasin jõule ja see oli minu õigus. Aga kole oli see, et ma püüdsin nad endaga kaasa tirida ja panna ka neid jõule vihkama. Mina vastu, et ma ei ole kunagi tahtnud, et nad jõule vihkaksid, aga Mark vaidles vastu ja ütles, et ma käitusin nagu tõeline Scrooge ning iga kord, kui nad püüdsid midagi vähegi lõbusat või pidulikku teha, rikkusin ma selle ära. Mu naine küpsetas hunniku küpsiseid ja maiustusi. Ma ei lubanud neid süüa, vaid viisin kõik tööle. Oh my god, crazy, ma ei olnud seda lõppu lugenud. Mu naine tahtis nad uisutama viia. Ma leidsin alati põhjuse, miks nad minna ei saa. Mu naine tahtis neid viia meie linna iga-aastasele jõuluparaadile. Ma tegin kindlaks, et meil oleks just sel päeval muud plaanid. Ta ütles, et tema ja Emily armastasid jõule ja naudivad nüüd täiega seda, mida nad lapsepõlves teha tahtsid, aga mina ei lubanud. Ma tundsin end üsna rünnatuna ja küsisin, miks ta siis ometigi midagi ei öelnud, kui ta nii õnnetu oli. Ta vastas, et ta oligi öelnud korduvalt, aga mulle lihtsalt ei läinud korda. Et mind huvitas ainult minu enda vaatenurk ja et ma ei olnud nõus lubama neil jõule tähistada lihtsalt sellepärast, et mina ei tahtnud ning et see oli isekas. Mul oli väga paha olla ja ütlesin, et ma ei räägi temaga enne, kui ta oma jämeda käitumise pärast vabandab. Ta pole vabandanud ja meie suhe on sellest kannatanud. Ma päriselt ei arva, et oleksin midagi kohutavat teinud, aga mu tütar nõustus, et mu hoiak tegi pühade nautimise neile raskeks ja soovitas mul siia postitada. Kas ma olen tõbras, et ma ei tahtnud jõule tähistada? Wow! Crazy story! Ausalt, see on täiesti hullumeelne, kui see on tõsi, kui see ei ole väljamõeldud lugu, sest ma usun, et seal Redditis ikka liigub neid väljamõeldud lugusid ka. Aga kui see on tõsi, siis ma ei kujuta ette, kuidas inimene nagu absoluutselt ei suuda analüüsida enda käitumist ja kuidas see teisi inimesi mõjutab. Et nagu eneseteadlikkus on nulli lähedane sellel inimesel. Et okei, tõesti, sulle ei meeldi jõulud, aga miks sa pead teistelt selle rõõmu ära võtma? Väga kerge lahendus on see, su naine tahtis su lastega minna uisutama, sa ei lähe kaasa. Su naine tahab kodu kaunistada, sa ei pea selles osalema. Okei, võib-olla see kodu osa on mingi kompromissi osa, kus, ma ei tea, sa saad paluda, et ära meie magamistuppa pane kaunistusi, kuigi see kõik on lihtsalt nii lapsik. Nagu millest sa räägid, et sa võtsid kaunistusi maha kodus? Kas sa oled segi peast? See on nagu see koht, kus ikkagi, ma arvan, tuleks vaadata enda sisse ja mõelda, aga miks need jõulud mind nii väga häirivad? Kuidas mind saab nii endast välja viia? Nagu mingid dekoratsioonid, mingid küpsised. Täiesti uskumatu ju, et su naine küpsetas küpsiseid ja sa ei lasknud neid kodus inimestel süüa, vaid sa viisid need tööle. See ei ole isegi nagu normaalne see ei ole mitte kuskilt otsast normaalne. Et mulle tundub, et see inimene ei ole nagu mitte kunagi endale otsa vaadanud ja mõelnud, miks ma olen selline, nagu ma olen. Ja nüüd ta veel teeb oma täiskasvanud pojale mingi ultimaatumi. Kuigi ta ise küsis sellelt pojalt, et kuidas sa nagu jõulude osas mingi tunned või mis iganes see siin oli, on ju. Ja kui ta poeg talle ausalt vastas ja talle ei sobinud see vastus, siis ta nagu manipuleeris selle pojaga ja tegi talle ultimaatumi, et ta peaks vabandama ja siis nad saavad edasi suhelda. Et kui katki sa oled, on mu küsimus sellele isale. Ja miks sa tahad teisi inimesi tõmmata sama alla, kui sina oled? Et kas sa oled nii õnnetu? Väga palju küsimusi, väga vähe vastuseid ja ilmselgelt on ta täielik tõbras. Ja võtame siis tänase viimase loo. Igal aastal veedame meie, mina, mu õed, vennad ja meie pered jõulud koos vanematega. Oleme paar päeva nende juures, kõik avavad kingid koos, see on küll kaootiline, aga ka väga lõbus. Lapsed naudivad suurt ühismagamist oma nõbudega, mu emale meeldib, kui kõik jälle koos kodus on ja me kõik aitame kaasa sellele, et koos veedetud aeg ladusalt mööduks. Kõigile sobib. Eelmisel aastal abiellus mu vend Salliga.
Tal on 7-aastane tütar Mindi. See oli nende esimene jõulupüha meiega. Tundus, et neil oli tore. Jõululaupäeval läksid kõik lapsed valmis keldrikorrusele. Mida? See tõlge on kohati natukene selline konarlik, ma vabandan. Jõululaupäeval läksid kõik lapsed keldrikorrusele magama. Ütlesime neile mitu korda, et nad ei tohi ilma täiskasvanuteta kingitusi avada ja et nad peaksid meid hommikul üles äratama. Rõhutasime seda korduvalt, kui lapsed olid magama jäänud ning panime kingitused kuuse alla ja läksime ise ka magama. Hommikul umbes 6 paiku ärkasin varakult ja läksin alla. Elutoas oli täielik korralagedus. Pooled kingitustest olid lahti rebitud, osa oli kastidest välja lõhutud ja seal oli Mindi. Mängimas mitmete mänguasjadega, millest enamik polnud isegi tema omad. Ta oskab lugeda ja kõik pakid olid nimedega, nii et ta teadis seda väga hästi, et need ei olnud kõik temale mõeldud. Ma olin šokis. Läksin venna, Sally ja ülejäänud täiskasvanute juurde. Sally oli täiesti häbi täis. Okei, Sallil oli häbi. Mu ema oli väga kurb ja pahane. Teised lapsed polnud veel üleval, nii et proovisime olukorda päästa, kuni Sally Mindiga rääkis. Kõik ei olnud võimalik parandada ja ta oli paar mänguasja päriselt katki teinud. Need katki tehtud polnud isegi tema kingid. Õnneks polnud kõik rikutud ja mõned katkised kastid olid lastel hiljem märkamata. Tähendab, mõndasid neist lapsed ei märganud. Aga mu õepoeg kaotas oma suure kingi täielikult. See oli hävitatud ja ta oli kurb, kui teised said oma kingid kohe kätte, aga talle öeldi, et ta peab uut ootama. Sally ja mu vend maksid kõik kahjud kinni. Mindi ei saanud koos kõigiga kingitusi avada, aga liitus pidustustega hiljem. Ta vabandas, aga leidis kogu aeg vabandusi, et ta ei tahtnud oodata ja et tahtis vaadata, mida teised saavad. Nüüd valmistume jälle vanemate juurde minekuks. Panin peregrupi vestlusesse sõnumi, et sel aastal peaksime kas elutoa ukse lukku panema või tegema kuusele ümber aiakese, et mitte keegi ei saaks puudutada kingitusi enne õiget aega. Ma ei nimetanud kedagi, ütlesin lihtsalt, siin on see tõlge lappes, igal juhul ta ei toonud seda Mindit välja seal sõnumis. Sally ja mu vend said väga pahaseks, süüdistades mind selles, et ma kohtlen Mindit nagu beebit või nagu looma. Ütlesin, et ei tee seda, see on lihtsalt ettevaatusabinõu, et ükski laps ei satuks kiusatusse. Nemad väitsid, et see pole vajalik ja et ma hoian Mindi eksimust talle üle pea. Jällegi see tõlge. Aga ma loodan, et saite aru, mis siin öeldud oli. Ütlesin, et ei, ma ei tee seda, ma lihtsalt ei taha, et korduks sama, mis eelmisel aastal. Kas ma olen tõbras? Minu arust mitte. Kui lahendus on nii lihtne, et paneme elutoa ukse lukku, siis miks ei võiks seda ettevaatusabinõud kasutada? Kuna see oli üsna traagiline ikkagi, mis eelmisel aastal jõuludel juhtus, see, et nagu mingi laps jäigi oma kingitusest täiesti ilma, sest et see Mindi lihtsalt nagu hävitas selle kingituse. Ma ei tea, nagu mida ta isegi pidi sellega tegema või nagu mis sul viga on. Ma saan aru, et see on laps, aga nagu what? Et siis ilmselgelt nagu minust on normaalne täiskasvanud inimese poolt mõelda, et kuidas me saaksime nüüd see aasta vältida sama viga, mis eelmine aasta juhtus. Minu arust väga normaalsed pakkumised, kas paneme mingi aiakese kuuse ümber või paneme elutoa ukse lukku. See ei ole isegi midagi outrageous'i, midagi täiesti nagu ennekuulmatut, uskumatut. Ta ei toonud seda Mindit väljagi, kuigi kõik said aru, kellest jutt oli, sest et see oli traagiline, mida see laps eelmine aasta korraldas. Et minu arust, kui lahendus on nii lihtne, siis miks mitte seda kasutada. Et ma saan aru, et käib natuke ego pihta, et see on sinu laps ja ta sai pahandusega hakkama, aga tegelikult nagu siis, kui see juhtus, tundus, et see ema, see Sally sai väga hästi aru, et nagu, ja tal oli ju häbi, et tundis ennast süüdi ja nad ju maksid kõigile tagasi need kingitused, et selles suhtes nagu väga õige käitumine, et mis nüüd siis aasta hiljem on muutunud. Et kuidas see nüüd nii ego pihta käib ja sa ei ole valmis nagu isegi mingisugust lahendust vastu võtma. Igal juhul sellised need lood olid ja on aeg välja loosida kingitused ja ma arvan, et teeme niimoodi, et mõnnaka annan ma sellele voice'i saatjale, kes rääkis oma
perekonnaloost, kuidas isa ema pettis ja nüüd on uus naine väga kenasti perre vastu võetud ja et sellega on olnud raske kohaneda. Nii et mõnnakas läheb sulle. Ja siis teine voice, kes saab endale siis Medironi poolt heitoodetega paki, on see, kus oli juttu sellest, kui sa avastasid päev enne jõule oma kingituse. Ja sul oli kahju, et see ei jäänud üllatuseks. Nii et niimoodi siis kingitustega ja suur aitäh, et sa kuulasid. Nagu ma juba alguses ütlesin, ma loodan, et teil kõigil on väga mõnusad jõulud. Ja suur aitäh, kui sa oled siin minuga olnud juba äkki septembrist saadik. Et suure põnevusega, elevusega jätkan järgmisel aastal. Ja mul on kavas ka erinevaid üllatusi teile. Nii et olge kindlasti valmis ja vahepeal kuulake mõndasid vanu episoode kas või, mis on rohkem meeldinud või mis on äkki vahele jäänud ja kindlasti soovitage sõpradele ka Kirstoltil podcasti, et siia jõuaks rohkem inimesi ja võite soovitada tegelikult ka siis need teema-episoodide teemasid, et millistel teemadel te tahaksite rohkem voice kuulda ja siis ma saan uuel aastal juba välja hõigata veel rohkem neid teema-episoodide teemasid. Aga jah, ilusat jõuluaega, ilusat aasta lõppu ja kohtume juba uuel aastal uue hooga ja praeguseks tšau!